Ja tere hommikust ka minu poolt, mis ei olegi tegelikult hommik. Ma praegu vaatasin, kell on juba lõuna. Aga ütleme, et selles mõttes hommik ikkagi, et töises mõttes saame hakata siis arutama sisuliselt, et kuidas ja mis siis keskkonnahariduses ja teadlikkuses järgmistel aastatel tegema peaks hakkama. Mul on hea meel, et meid on siin nii palju ja ma tean, et meid on ka veebiteel vaatamas, nii et loodan, et on ilusasti kuulda ja näha, mis meil siin Hiiumaal siis parasjagu toimub. Ja tegelikult minister päris hästi juba ütles need põhisõnad ära, et mis siis kogu mis siis suuremad suunad on, mis keskkonnaharidust ja teadlikkust mõjutavad. Aga ma räägiksin natukene lähemalt võib-olla ka nendest arengutest, mis rahvusvahelisel tasandil toimub ja mis ka riigi tasandil toimub. Ma mäletan, et see oli esimest korda, minu meelest oligi sellel aastal, kui Kliimaministeerium loodi. Ja ma mäletan, et meil toimus seesama konverents ja tekkiski, oligi palju küsimusi, et milline roll siis kogu keskkonnaharidusel ja teadlikkusel siis laiemalt Euroopa Liidu mõistes on. See oli see hetk, kus Euroopa roheline kokkulepe oli mõnda aega tagasi välja tulnud ja Eestis me mõtlesime ja seadsime neid samme, et kuidas siis rohelise leppe eesmärke ellu viia. Ja ma mäletan seda, et tookord me juba rääkisime sellest, et keskkonnahariduse teadlikkus on kogu selle leppe elluviimise süda. Kui meil ei ole inimesed teadlikud sellest, et miks neid samme vaja teha on, mille nimel me neid teeme, siis on väga keeruline nende eesmärkideni jõuda. Ja ma täie veendumusega ütlen, et see olukord on praegu täpselt sama kui siis need mõned aastad tagasi. Mis on vahepeal muutunud, on muutunud retoorika, just poliitilisel tasandil. Vahepeal on tulnud ametisse uus Euroopa Komisjon, Euroopa roheline kokkulepe on muutunud puhta tööstuse kokkuleppeks. Aga kui me vaatame sinna sisse, mida see tegelikult see puhta tööstuse kokkulepe tähendab, on see, et me räägime sellest, kuidas tegelikult keskkonna kliima eesmärke majanduse eesmärkidega kokku viia. See puhas tööstus seal ees ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid see puhas seal ees tegelikult tähendab seda, et me vaatame jätkuvalt, mida me teeme kliimaeesmärkide saavutamiseks, mida me teeme keskkonnaeesmärkide saavutamiseks, et see on justkui selle mündi teine külg. Aga räägitakse rohkem konkurentsivõimest. Ja miks? Ütleme, et kui rohelise kokkuleppel ma tajusin mõnevõrra seda, et võib-olla see kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamine oli selline suur katus, kus me siis nägime, et kõik valdkonnad peavad sellesse eesmärki saavutama. See eesmärk on jätkuvalt sama. Et ükskõik, kui me räägime siin transpordipoliitikast, energiapoliitikast, räägime linnaplaneeringutest, me jätkuvalt kogu aeg räägime sellest, et kuidas või milliseid mõjusid siis tegelikult üks või teine otsus ühes või teises sektoris ka just keskkonnale või kliimale kaasa toovad. See on jätkuvalt alles. Mida me püüame tervikuna ka teha, on see, et aru saada, et kuidas siis kogu nendest muutustest ka majandus tervikuna positiivse tõuke kaasa saab. See diskussioon on väga elav globaalselt, kui me vaatame ÜRO tasandit Euroopas ja aina rohkem ka meil. Ja kui me nüüd oleme siin viimase 2 aasta jooksul siis pidanud neid arutelusid kliimakindla majanduse seaduse üle, siis ütleme, et ühest küljest on see olnud väga suur teadlikkuse tõstmise progress või jada. Et kui me algasime 2 aastat tagasi seaduse väljatöötamisega, siis me rääkisime väga palju sellest, et mis asi see Pariisi leppe üldse on, kas me
miks me peame seda täitma, mis on need eesmärgid, siis neid küsimusi tegelikult praeguses hetkes ei küsita, vaid küsitakse rohkem, et millist mõju see omab siis konkreetselt siis ühele või teise sektori konkurentsivõimele, kuidas siis ikkagi on võimalik tootmist ühes või teises sektoris teistmoodi teha, selleks, et mõju keskkonnale või kliimale oleks väiksem. Ja ma siinkohal ikkagi meenutan, mul selline nii selgelt meeles siin kuskil 15 aastat tagasi OECD-s tolleaegse keskkonnadirektori öeldud sõnad, mis on absoluutne tõde ka praegu, on see, et kui me ei oska tulevikus keskkonda, kliimat ja majandust kokku viia ja aru saada, millised on need vastastikused mõjud ja ei oska siis erinevaid poliitikaid teha ja ajada selliselt, et me oskaksime ka kliimamõju arvesse teha seda niimoodi, et kliimale ja keskkonna oleks võimalikult väike mõju, siis ei ole meil tulevikus mõtet ka rääkida mingisugusest heaolust. Ja see on see, mis on täiesti kehtiv ka praegu ja mis tähendab seda, et kui oluline on, et me suudaksime neid baasteadmisi ja baas teadlikkust siis ühiskonnas tervikuna tõsta ja hoida. Minister märkis ka alguses ära Eurobaromeetri uuringu. Ma loodan, et olete sellega kursis, aga ma paar slaidi siia peale panin. Võib-olla sellised paar asja, mida ma tahaks välja tuua. Üks on see, et kui me vaatame näiteks seda joonist siin, mis küsib, et kui tõsine probleem teie arvates on praegu kliimamuutus, siis see sisemine ring näitab Eesti vastajaid ja välimine ring siis Euroopa Liidu keskmist. Ja kui siin vaadata seda tumeroheline, siis näitab, et on väga tõsine probleem, heleroheline, et üsna tõsine probleem ja oranž, et mitte väga tõsine probleem, siis siin on näha see erinevus Euroopa Liidu vastajate hulgas. Ja võib-olla see oranž paistab siin eriti hästi silma, kus siis 28% Eesti vastajatest leiab, et see ei ole just väga tõsine probleem. Väga ilmekas ja kurvaks tegev graafik on siin keskel, mis näitab siis seda, et kui palju vastajad toetavad seda, et meil on kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050. Euroopa Liidu keskmine on siin, kus 81% vastajatest toetab kliimaneutraalsuse eesmärki ja Eesti on siin kõige lõpus, kus toetajate arv on kõige väiksem, 46% toetajatest või vastajatest toetab siis kliimaneutraalsuse eesmärki. Ja ütleme, neid graafikuid panin siin paar tükki veel, kui me hiljem neid slaide jagame, saab kindlasti sealt vaadata ka. Aga siit tekib küsimus, et miks see selliselt on. Et miks on Eestis siis vastajad uuringutes keskmiselt negatiivsemad ja ei taju tegelikult seda, mis ümbritsevas keskkonnas toimub. Ja see on tegelikult asi, mida siin ringis ka arutada ja mõelda, et kuidas sellele lahendust leida. Aga päris selge on see, et siin ei ole ühte kuldvõtmekest. Et üks asi on kogu see polariseerumise probleem, mida minister ka välja tõi ja need keskkonna kliimateemad on mitmel tasandil politiseeritud, aga see ei ole kindlasti ainus. Et mis on siis lahenduste komplekt, mida me tegema peaksime selleks, et tervikuna teadlikkus paremaks läheks. Väga suur roll on siin 160 keskkonnahariduskeskusel üle Eesti. Kõik need keskused töötavad ühe eesmärgi nimel ja see peab niimoodi ka tulevikus edaspidi olema. Küsimus on selles, et kuidas me võimalikult hästi seda koostööd omavahel koordineerime, kuidas tagada, et keskustel oleks olemas head õppematerjalid ja head võimalused siis neid häid programme pakkuda. Meil on, minister ka tõi välja, et meil on Muraka märgisega programmid,
mis on selle kvaliteedimärgi sinna juurde saanud. Ja me kindlasti loodame, et sealt rohkem keskusi töötab selle nimel, et seda märgist saada, sest lõppkokkuvõttes on meil oluline, et need keskused suudaksid siis selliseid programme huvilistele pakkuda, mis siis tõelist sisulist lisandväärtust annaksid. Et siin on olnud ja kõlanud neid murenoote ka selles osas, et 5 keskust üle Eesti on uksed sulgenud. Ja ühest küljest on see täiesti mõistetav, et kui meil on tegemist hoonetega, kus neid programme on pakutud, et mis saab edasi nendest programmidest. Ja siinjuures on hästi oluline ka vaadata, et need programmid jätkuksid. Et nende samade keskuste ümber on meil aktiivsed keskkonnahariduskeskused juba praegu ja need programmid jätkuvad. Ja meil on oluline vaadata siis tervikuna, et see programmide arv ja ka see, et igast Eesti nurgas oleks võimalus keskkonnaharidust pakkuda, et see jääks alles. Et muutused tulevad ja lähevad, et meie ühine eesmärk siin on see, et see sisu, kvaliteet ja ligipääsetavus jääks ka nende muutuste tuules, jääksid kvaliteetseks ja kättesaadavaks. Kui me vaatame keskkonnahariduse teadlikkuse praegu kehtiva tegevuskava eesmärke, siis see väga hästi ilmestab seda, mis ma siin eelnevalt välja tõin, et meil ühte kuldvõtmekest ei ole, et meil tegelikult on mitmeid tegevusi, mida me peame vaatama, et kuidas ta siis tervikuna sellesse valdkonda positiivselt kaasa aitavad. Ja siin slaidil on välja toodud ainult mõned tegevused, mis selles tegevuskavas olid kokku lepitud. Siin ei ole kindlasti kõiki tegevusi, aga võib-olla paar kommentaari nende juurde. Et kui nüüd tagasi vaadata teile eelmistele aastatele, et mis on läinud käima ja kus meil peaks olema, kus me peaks mõtlema, et mida me peame täiendavalt tegema, et neid tegevusi veel tagant tõugata. Et siis mul on hea meel vaadata seda, et me oleme mitmetes asjades astunud mitu head sammu edasi. Et näiteks, kui me räägime sellest, et mis siin esimese samba all on, et keskkonnateemade lõimimine õppekavadesse, see on jätkuvalt riigi prioriteet, sellega me jätkuvalt tegeleme ja kindlasti saab alati paremini, siin saab ka mõelda, kuidas seda teha, aga see eesmärk on meil jätkuvalt kokku lepitud ja toimiv. Siis see, et meil erinevad asutused keskkonnateadlikult toimiksid, et siin mulle väga meeldib see rohelise kooli algatus, kus meil tõesti 245 haridusasutust üle Eesti igapäevaselt on mõelnud selle peale, et kuidas samm-sammult keskkonnateemasid oma igapäevasesse toimetamisse sisse põimida. Mis on suurepärane näide sellest, et hea keskkonnateadlikkus või haridus algab tegelikult juba sellest, et kui ma astun oma koduuksest välja või astun lasteaiauksest sisse, et ma märkan seda loodust enda ümber, mis seal selles kodukohas või lasteaia ümbruses on ja ka see lasteaiaõpetaja oskab siis neid muutusi kas aastaaegade vaheldumises või muudes teemades siis lastele hästi selgitada. Kus kindlasti on mõtlemiskoht, kuidas me seda paremini teeme, on just keskuste roll kogukondades, et kuidas keskused saaksid ka olla kogukondades paremad selle jätkusuutliku arengu eestvedajad. Kuidas seda teha, kuidas kogukondi kaasa tõmmata, et siin oleks selline hea ajurünnakut teha, et kuidas seda paremini käima saada. Keskkonnahariduse arenduskeskusest ma räägin kohe
kohe paari slaidi pärast lähemalt. Keskuste õppeprogrammide rahastamine, et seal on sellest aastast oluline muutus. Ja see on see, mis siis eelmisel korral, kui eelmist tegevuskava tehti, ka põhjalikult arutati, et ma loodan, et see muutus on andnud võimaluse keskustele just nii-öelda õppeprogrammide kvaliteeti panustada, sinna raha suunata, et saada paremaid õppematerjale ja ka õpetajaid koolitada. Et kindlasti siis selle aasta lõpus või selle õppeaasta lõpus saab teha ka esimesi kokkuvõtted, et kuidas meil läinud on. Ja keskkonnateadlikkus ühiskonnas, see 3. sammas on nüüd see, mis siis seda Eurobaromeetri uuring väga ehedalt peegeldab. See on see mõttekoht, et kuidas me ühiskonnas laiemalt siis suudame neid teemasid selgitada nii, et oleks vähem vastandumist ja rohkem sellist koosmõtlemist, et mille nimel me siis tegelikult tervikuna pingutame. Kui rääkida investeeringutest keskkonnaharidusse, et nad tulevad kui me võtame nagu riigieelarvet, nad tulevad mitmetest allikatest, aga olgem ausad, see on vaid jäämäe tipp. Ja mida me oleme silmas ka pidanud, on see, et me ei suunaks kogu olemasolevat raha ainult ühele või 2 tegevusele, sest meil on tegevuskavas väga mitmeid prioriteete. Ja me vaatame selle pilguga, et neid prioriteedid saaksid laiakülgselt toetatud, et me ei suunaks raha ainult siis 1 või 2 tegevusse. Ja siin on välja toodud mõned näited, et me tegelikult neid ridu, kui eelarvet vaadata, on rohkem, need summad on seal ridade peal erineva suurusega, aga siin on need suuremad panustajad siis keskkonnaharidusse tervikuna. Et siin on siis nii õppeprogrammid, väljasõidupäevad, mis KIK-i kaudu rahastatakse, siin on erinevad keskkonnateadlikkuse kampaaniad ja teabekandjad, mida ka samamoodi KIK-i kaudu toetatakse, siis ka keskkonnahariduse erinevad koostööprojektid, võrgustike toimimine, näiteks Roheline kool, millest oli ka eelnevalt juttu, RMK matkarajad ja programmid ja teabematerjalid, mis on ühiskonnas laiemalt väga populaarsed, kuhu lähevad ka inimesed, kes võib-olla keskkonnateadlikkus ei ole kõige, ütleme, keskkonnateadlikkuse poole pealt oleks võib-olla kuskil keskteel, et on inimeste seas laiemalt väga populaarne. Samamoodi rohetehnoloogia projektid koolides, kus me tegelikult siis räägime laiemalt mitte ainult loodusharidusest, vaga laiemast spektrist. Sest ma ütleks ka seda, et hea keskkonnaharidus ei lõppe loodusharidusega. Et kui ma ise ja mu kolleegid, me oleme käinud, meil on olemas selline rohesaadikute võrgustik, kes siis on erinevates koolides käinud, mul taimer hakkas siin häält tegema, kes on siis käinud erinevates koolides rääkimas lastele laiemalt siis kliimapoliitikast ja keskkonnapoliitikast, siis küsimused, mida lapsed küsivad, algavad loodusest, aga lõppevad tegelikult väga selliste küsimustega, näiteks, et kuidas me peaksime linnu planeerima selliselt, et olla kliimamuutustele paremini vastupidevad. Mida me peame tegema selleks, et ei oleks kliimasaari? Millised on alternatiivsed kütused, mida me peaksime kasutama fossiilsete kütuste asemel, näiteks merenduses või ühistranspordi korraldamisel? Miks me ei tohiks toota kogu Eesti elektrit ainult põlevkivist? Et küsimusi on väga laia spektriga ja me peame, hea keskkonnaharidus on tegelikult ka see, et mis suudab selliseid asju või selliseid küsimusi lahti selgitada. Ja siin, sama need rohetehnoloogia projektid koolides ongi tihtipeale sellised
huvihariduse projektid, mida siis näiteks, kus õpilased lennutavad ilmavaatluse õhupalle õhku või siis näiteks ehitavad elektriautot. Et tegelikult on see, et nad sinna ringi juba lähevad, tähendab, et neil toimub ka juba peas need nii-öelda ühenduste loomine siis erinevate valdkondade vahel. Et seda, et see baasteadmised peavad loodusest olema, on elementaarne, aga see ka, et kuidas ta mõjutab siis erinevaid valdkondi, on ka see, mida me peame küsima, et kuidas me seda siis teadlikkust paremini kasvatada saame. Meil tulevikus lisandub veel programme, mis on siis mõeldud õpilaste roheoskuste arendamiseks ja ka õpetajate koolitamiseks, kus on ka siis suuremad summad vahendeid ette nähtud. Ja kui vaadata siis tervikuna ka, et kui palju siis neid lapsi ja täiskasvanuid on, kes siis nendest erinevatest tegevustest on kasu saanud, siis need numbrid on väga suured. Ja siis ütleme jah, see küsimus seal taga siis meie kui keskkonna, hariduse, teadlikkuse spetsialistide jaoks ongi, et mis seal siis teadlikkuste ja programmide taga on. Ja viimase asjana, et oleks aega ka korra küsida, on, et mis meid ootab ees. Me oleme terve selle aasta töötanud selle nimel, et Keskkonnainvesteeringute Keskuses saaks avatud keskkonnahariduse arenduskeskus. Mul on hea meel, et nüüd sügisel KIK-i nõukogu selle loomise heaks kiitis ja me loodame, et nüüd aasta lõpust saame aktiivsete tegevustega peale hakata. Eelmisel reedel ostsime selle keskusele ka juht ja eelmisel reedel oli kandideerimise tähtaeg. Loodan, et siin saalis ja kuulajate seas on ka mõni, kes tundis seda kutsumust ja ka sellele kohale ise kandideeris. Nii et loodame, et see keskus oma tööd alustab. Meil on loodusmaja valmib koos uuenenud loodusmuuseumiga ja sellest majast me tahame luua just selle keskuse, millest ma enne rääkisin, see, et mis suudab luua neid seoseid siis erinevate valdkondade vahel. Looduse ja transpordi, looduse ja linnaruumi, looduse ja arhitektuuri, looduse ja energeetika vahel. Et see saab olema keskus, kus siis saab külastada nii loodusmuuseumit kui ka siis näha neid uusimaid lahendusi rohetehnoloogiate kasutuselevõtul. Et ma olen ise väga elevil sellest, et see maja valmib ja see sisu saab sellist kvaliteeti seal pakkuma. Ja siis see, mille pärast me ka siin täna oleme, et meil on uue perioodi tegevuskava suunad vaja kokku leppida, kuidas siis me nende heade eesmärkideni jõuame, kuidas me seal Eurobaromeetris teadlikkuse skaalal ikkagi paremate numbriteni jõuame, nii et ma loodan, et need arutelud, mis teil ees ootavad, on väga huvitavad ja ootan väga neid tulemusi. Aga aitäh minu poolt! Suur tänu! Suur tänu Kristi Klaasile ja sinu lahkel loal küsiks mõned küsimused ka, mis on ka kirja pandud. Vaatame kohe lähemalt. Üks neist kõlab niimoodi. Kui palju tead sa sellest sisust, proovi ikkagi vastata. Minister nimetas oma avakõnes 10 korda umbkaudu keskkonnaharidust ja hariduse olulisust. Miks sellisel juhul on suletud maapiirkondades olulised looduskeskused, näiteks Viidumäe, Räpina, Otepää, Iisaku, Palmse ja Endla? Kas seda köögi poolelt vaadates on sellele kuidagi hea selgitust anda? Tegelikult oma ettekandes puudutasin seda teemat ka. Kui me vaatame siis tervikuna, meil on 160 keskust üle Eesti ja me räägime 5 keskuse sulgemisest. Ja võib-olla seal 5, võib-olla see näiteks võtame Endla võib-olla näiteks, et Endla keskus, Endla keskus, kui vaatame, kui palju siis tegelikult neid inimesi ka seal Endla keskuses neid programmides osales, siis aastas kuskil 300 inimest käis seal keskuses programme
pakkumas või saamas ja kuskil 20 inimest oli need, kes juhuslikult sinna enda keskusesse sisse astusid. Samas seal kõrval olev külastusraja, et seal üle 15 000 inimese käisid neid radu külastamas. Et ma vaataks majast kui sellisest kaugemale. Ma vaataks seda, et kuidas me saame hoida neid programme, mis selles majas pakuti, nii et nad jõuaksid rohkemate inimesteni. Ja kui ma vaatan neid keskusi siis üle Eesti, siis nende samade keskuste kõrval tegelikult on ka RMK keskused ja on väga palju ka neid, mis ei ole riigi omad, vaid et ongi MTÜ-d, siis nii-öelda mitte riigipoolsed keskused. Ja võib-olla küsimus, ma küsiksin niipidi, et milliseid võimalusi see annab ka nendele teistele keskustele suuremaks kasvada, ise neid programme pakkuda, ise neid nii-öelda kvaliteetseid programme nagu üles ehitada, et vaatame võib-olla seda nagu võimaluste poole pealt. Et see, et need 5 keskust majanduslikel eesmärkidel suleti, ei ole mitte mingisugune signaal keskkonnahariduse olulisusele, vaid pigem puhtalt majanduslik kaalutus, nii et pigem kutsun tõesti üles mõtlema just selle poole pealt, et milliseid võimalusi see annab ümbritsevatele keskustele siis ise neid programme pakkuda. Jaa, aitäh vastuse eest ja siin vaadates, mis veel inimesed kirjutavad, siis kindlasti tuuaksegi seda välja, et jällegi üks võib-olla suurem kaotus sellega seoses on see, et need oleksid võib-olla olnud reaalsed tööriistad, et ka Tallinnat mitte külastavatele inimestele jällegi seda võimalust pakkuda, aga jah, vastusest võttes siis, et äkki mõni teine piirkonnas olev keskus selle võrra saab ennast teostada selgemini. Just, ja ka võib-olla see, et see ei ole olnud, et meil oleks Tallinnas need keskused, kuhu me kõik siis üle Eesti kokku sõidame. Seetõttu ongi see võrgustik üle Eesti oluline ja et ka see võrgustik oleks piisavalt hästi toetatud siis keskselt selle keskkonnahariduse arenduskeskuse poolt, mis siis KIK-i loodi, selleks, et ükskõik mis keskus üle Eesti suudaks neid häid programme pakkuda. Selge, on siin kõlanud kirja pandud ka üks kommentaar, mis tuleb, ma julgen öelda, ka minu kolleegide suunal, et miks peaksid inimesed kliimamuutust oluliseks probleemiks pidama, kui poliitikud ja Eesti Rahvusringhääling sellest ei räägi, vaid pisendavad probleemi tõsidust ja Eesti rolli ning võimalusi probleemide lahendamiseks. Et see on, usun, et see ei kõlagi võib-olla ainult küsimusena, see on selgelt retooriline küsimus ka mõtlemiseks ja järelemõtlemiseks. On selline tunne meediaruumi jälgides, et ka meie meedia kuidagi toetab või pisendab kliimamuutuste probleemi? Kui nagu teadlikkust laiemalt vaadata, siis ütleme selle ministeeriumist vaadates, eks ju, et see, et ministeeriumi ametnik käib kuskil annab intervjuu näiteks kliima või keskkonnateemadel rõhutab selle olulisust, see ei ole kindlasti piisav. Et meil on vaja seda, et nii meedia kui teadlased, kui erinevad uurimiskeskused tegelikult paremini ja rohkem siis suudaksid neid teemasid selgitada. Meedias loomulikult kogu see meediaruum on väga oluline inimeste mõjutaja. Ütleme, siin ma võib-olla ka kutsuks üles just neid inimesi, kes nende teemadega süvitsi tegelevad, ka aktiivselt arvamusartiklitega sõna võtma, need, kes tegelevad andmetega, teadusega, kutsuda üles ka seda, et paremini selgitada inimestele, numbriliselt näidata, mis siis tegelikult toimub. Et see ongi keerukas ülesanne ja ütleme, et jah, iga ühel on siin oluline roll kaasa arvatud meedial. Küsin lühidalt veel kokkuvõtteks, et nüüd need uuringud on, kui sotsiaalteadlased näiteks vaatavad nende uuringu tulemuste sisse, siis kas on võimalik lühidalt ja kokkuvõtvalt öelda, miks me Eestis oleme sellisel teel, et justkui tundub rohkem ükskõik kui varem või et me ei saa sellest tõsidusest aru? Tegelikult neid vastuseid lõpuni ei ole, me otsimegi neid vastuseid. Et üks põhjus kindlasti on see, et need teemad on politiseeritud
ja ka polariseerunud, et oleks nii-öelda justkui poolt või vastu. Ja võib-olla mis puudutab kliimateemasid, siis kliima oma sõnana võib olla väga selline, mis peletab inimesi eemale, sest nad ei saa nii-öelda süvitsi aru, tundubki, et see räägib energeetikast ja mingit fossiilkütustest ja see tegelikult mind ei puuduta. Aga siis küsimus on see, et kuidas see teema saaks puudutada. Et siin on võib-olla küsimus näiteks selles, et võib-olla me peaks rohkem rääkima sellest, et millised muutused siis tegelikult Eestis tulenevad sellest, et kliima muutub, kuidas me saame nendega paremini valmis olla, et kui me ikkagi nagu seletame neid kliimateemasid näiteks läbi selle, et ma ei tea, kuidas oleks suurtes linnades parem, ma ei tea, kõrghaljastust rajada selleks, et ei tekiks kliimasaari või neid kuumasaari, kuidas siis tegelikult ma ei tea, üleujutuste puhul, millised piirkondad on rohkem haavatavad, millised võõrliigid meil levivad, kuidas tegelikult kliimamuutused mõjutavad toidu tootmist, põllumehed on hädas, eks ole, et vili mädanes sellel aastal, et see, et kliimamuutused tähendavad kõrget temperatuuri, ei ole ju, me teame kõik, et need muutused tegelikult tulenevad paljust mitmestki muust aspektist, et kuidas see tegelikult inimestele selgitada väga lihtsalt läbi igapäevaelu, et võib-olla see on see võti, kuidas asjale läheneda. Selge. Teeme veel ühe aplausi Kristile, aitäh talle esinemise eest.